tere, ma lugesin sellist raamatut nagu Tont ja Facebook. See oli väga tore raamat ja ma olin väga rõõmus seda lugedes. See rääkis mesilasest, kes tahtis musi teha, tondist, kes tahtis kedagi ehmatada ja seal oli palju lahedaid lugusid veel. Milline lugu sulle kõige rohkem meeldis? Siuke, kus tegi 6 kontserti. Mis see tähendab? Ta tegi seal oma restorani ja pärast seda, kui ta oli olnud kuusepuu ära. Nii, ja mis sai? No siis ta teenis palju raha. Miks ta nii tegi? Sest see ta oli kuuske ja siis talle lauldi või tema ümber kingitusi saades ta arvas, et see oli laulmistunde ja siis oli teleka vaatamistund seal ja palju siukseid tunde veel. Mis see raamatu pealkiri tähendab? Tont ja Facebook, siin oli esimene lugu rääkis tondist, kes tahtis kummitada ja siis inimesed ei käinud mitte kuskil, kuna nad olid Facebookis ja siis tont läks Facebooki kummitama. Ja mis siis sai? Tont ehmatas kõiki ja siis keegi ei tahtnud enam Facebookis olla. Milline tegelane sulle kõige rohkem meeldis? See tont, kuna ta sai muuta ennast ükskõik kelleks ja mulle meeldis see kõige rohkem, kui ta muutis ennast veriseks pealukse põdrasarvedega. Veel mõni tore tegelane? Seal oli veel see kuusk. Millised tegelased need olid üldse kõik erinevate lugude omad? Seal oli näiteks näkid, seal olid mesilased, putukad, siis seal oli üks maal, kes tõstis järjest kätt iga õhtu ja siis see väike laps kartis ja siis lõpuks nad said teada, et ta on lihtsalt väga viisakas ja tahtis klassist välja minna ja tahtis vetsu minna. Ja siis nad üks päev viisita sinna WC-sse poti peale ja siis järgmistel öödel ta enam ei tõstnud kätt. Kas see oli üks pikk lugu või erinevad? Hästi mitu erinevat lugu. Ja täitsa, kas nad olid kuidagi nagu kokku sobivad lood või? Ei, nad olid kõik täiesti erinevad. Kurvad, naljakad, millised lood? Naljakad olid enamused. Et oli lõbus lugeda? Jah. Mis sa veel see raamatu kohta ütled? Ma soovitan seda kõigil lugeda. Kas sa oled enne ka sama autori raamatut lugenud või? Tead sa? Ja vist mõnda olen. Mis sa õppisid sellest raamatust? Et ei tohi minna internetti, kuna muidu ei saa keegi meid ehmatada. Selge, aitäh sulle, Joosep!